Oleme täna kogunenud siia, et lõpetada Virtsu jalgpalliklubi Rahvaliiga hooaeg väikse peo ja auditseremooniaga. Enne sooviksin kokkuvõtvalt rääkida Virtsu jalgpalliklubi eelmisest ajaloost. 2011 aastal sattus Veiko Valdna mängima Rahvaliiga Õismäe võistkonda JK Mürakaru. 2011 aasta sügisel, kui mina kui spordi ja jalgpalli austaja ja Veiko sattusime mõtteid vahetama ja tõdesime, et Virtsu sport oli allakäigul ja kasvupinnas oli hetke ideaalis. Siis jõudsime hiilgavale ideele. Miks mitte moodustada jalgpallivõistkond armastatud kodukohas Virtsus? Paari kuuga süvenes uitmõte üha enam ning varsti oli ideest saanud kindel ja fundamentaalne 2012 aasta talvel jõuti ideest teostuseni ja algas meeskonna moodustamine. 9. märts 2012 tähistab Virtsu jalgpalliklubi sünnipäeva. Sel kuupäeval registreeriti meeskond Jalgpalliliidu lehel. Mitteametliku debüüdi tegi Virtsu sõprusmängus Kullamaa vastu. Liiga debüüdi aga padis meeskonnaga. Klubi värvideks sai valitud musta-valge triibuline vorm, eeskujuks legendaarne Torino Juventus. Võistkonnaga liitus Kullamaalt pärit Veeter tütarlaps Agnes Maasing. Selline kooslus osutus väga populaarseks ning meist räägiti ajakirjanduses korduvalt. Tekkis võistkonna tuumik eesotsas asutajatega ja aktivist Ats Vamperiga, kes siiani on jätnud vahele kõigest ühe mängu, väga märkimisväärne tulemus. Ats on pea igas trennis ja mängus osalenud, pluss on üks väheseik, kes suudab Virtsu jaoks labida kätte võtta ja talgutele ilmuda. Paluksin Ats Vamperile siinkohal aplausi. Teiseks sooviksin tänada Kullamaa noori, kes Virtsu jalgpalliklubiga liitusid otsejoones. Eesotsas Rando Algivi, Gert Clemendi ja Silver Smith. Virtsu jalgpalliklubi on esindanud teisedki Kullamaa poisid. Nad on teinud oma tööd hästi ja võivad enda lõputada meie oleme. Sooviksin väga tänada Keijo Metsahalti, kes elab hetkel meist kaugel Austraalias, kuid on võrdse partnerina hoolitsenud Virtsu jalgpalliklubi kodulehe eest ning oma kalli kihlatu Merit Adalooga kõrgklassiliselt kujundanud meie logo ja imago. Sooviksin tänada Mairo Orlet, kes on mängu põnevusest hoolimata alati fotografeerinud ja ka teisi fotograafe, kes on üles tähendanud meie mängu tegemisi. Sooviksin tänada Hanila vallavalitsust ja aktsiaselts K-Metti, kes võimaldasid meil terve võistkonna ja fännidega sõita Lätti maavõistlusmängule ning kõiki teisi, kes meie klubi on aidanud väiksemal või suuremal määral. Eelkõige sooviksin tänada Virtsu jalgpalliklubi mängijaid, kes on võidetud eest väljakul Virtsu ja võit. Tänavusel hooajal oli raskeid kaotusi, kuid ka võite ning ka mitu loobumisvõitu meile. Järgmisel aastal jätkame Eesti Rahvaliigas kindlasti ja võitleme veel tugevamini. Oleme suutnud palju publikut tuua Virtsu kodumängudele ja Eesti Jalgpalliliidu tähelepanu endale tõmmata. Meie soov on viia Virtsu jalgpalliklubi Eesti jalgpalli kõrgematesse liigadesse ja see saab teoks vaid teie kõigi abiga. Kui kõik hästi läheb, siis varsti on meil Virtsus täismõtteliseks jalgpalliväljak. Loodame parimat ja oleme ise aktiivsed. Aitäh teile siia tulemast. Võime alustada toidutamise Veiko Valdna. Niisiis, me jagame välja 6 auhinda, kuigi me tahaks anda neid kõigile, kes on meid aidanud platsil. Kahjuks me ei ole seigid. Nii et euro seab teatud piirangud. Aga esimene neist on siis aasta uustulnukale. Ta on meid aidanud põhiliselt väravas, on olnud ka kaitsemängija. Ta võtab ilmselt siia tulles ette kõige pikema teekonna üldse. Ta tuleb siia Norrast. Ma paluksin auhinna. Ja siia mängija Martin Pere.
oli ta meil mees, kes abistas meid tihti pingilt tulles, kuid tänavu murdis ta algkoosseisu, tegi parem kaitsekoha enda omaks ning tema nimi on Reidi Vamper. Kõige rohkem edasi arenenud mängija. Järgmiseks mängija, kes ei vaja tutvustamist. Ta lõi see hooaeg 7 väravat, 3 tahvrannale, vatlale ja veel palju ilusaid. Tema nimi on Henri Pikla. Henri Pikla, suurepärane mängija, neid ikka lööb, kui mitte meie fännidele. Kuigi me hindame kõiki oma fänne. Peame tihti esindajad Lükku, kes igal mängul kohal oli. Valjuhäälselt alati meid toetas ja kõike muud. Ja täname teda. Tema nimi on Kristiina Maas. Aastapäev! Auhinda lubas. See oli 4. Aasta ilusaim värav tuleb ka valida. Sellega sai hakkama Lihula mängus. Ei keegi muu kui minu paremal käel olev mees. Peeter Idvani. Ütleks ka veel siin, et söötjaks oli Peetri vennapoeg Ingemar. Talle ka aplaus. Nii, ainult üks ongi veel järgi. Meie Radamel Falcao, Ronaldo, Pele, George Best, keda ainult soovitan Andres Ooperiks võtta, ta nimetada, või Adriani Eriks.